Frankfurdi lennujaamas oleme. Meie reis on saanud otsakorrale, aga siin on mõned asjad, mida iga lennuliikleja peaks teadma. Ja üks kõige olulisem minu jaoks on see, et terve selle reisi aja ma ei ole läinud läbi ühestki sellest boksist, kus sind kiiritatakse ja võetakse üles võtta, et kas on kõik okei ja ega sul ei ole mingit salapärast asju kaasas. See on üsna oluline, aga tegelikult kõik võivad sellest loobuda lennureisiõigustes. Ja ma isegi mõtlesin, et võib-olla see on problemaatiline, võib-olla peab hakkama selgitama, aga tegelikult mitte. Eestis lihtsalt ütlesin, et tere, ma tahan seda backdowni, läbikatsumist ja siis väga meeldiv oli tegelikult isegi, et keegi selliste kummi pehmendustega tõmbab su niimoodi iga poolt üle nagu massaaž. Aga siis ma mõtlen, Frankfurtis ei olnud see ka probleem, üldse mitte, lihtsalt ütlesid, et can I please have a pat down ja nad lihtsalt tegid ilusti katsusid su läbi. Ainuke probleem oli tagasi tulles Nissis. See oli natuke ootamatu, aga Nissi lennujaam on see väike, kuigi seal on 2 terminali. Aga nad ei ole selles mõttes kuigi rahvusvahelised, näiteks nagu Frankfurdi lennujaam, kus me praegu oleme. Sellepärast, et telefoni näiteks laadida eriliselt ei saa. Vegan, taimsed variandid üleüldse toiduna väga nigelad, või ainult saia saaks süüa, kui tahad. Ja siis jah, seal ma pidin selgitama, nad ei saanud aru, et ja siis ütled, et lihtsalt ma ei taha minna läbi selle kirituse. Ja siis seda, kui meditsiiniliselt ei ole kuidagi põhjendatud, siis ei saa ja siis ma ütlesin, et et ma olen jah, siis rase. Nii et korraks Nissi lennujaamas ma lükkasin väga kõhu ette ja siis ta ütles, et mais bien sûr. Ja siis kutsus ühe teise, kes kutsus mind kõrvale, pikki rada pidi läksime ja siis üks naine katsus ma läbi ja siis oli fine. Et igas, mida ma tahan öelda, on see, et see pea laskma ennast kiiritada, eriti kui sa sõidad läbi mitme lennujaama, kus sa lähed jätkuvalt pidevalt nendest gate'idest läbi. Lihtsalt ütle ja nad lasevad väga vabalt. See on hästi tavaline tegelikult ja eriti USA-s. Aga kui rääkida vegan toitudest, siis Nissis igal pool on etniliselt toidukohad. Me leidsime hästi kihvti liiga toidukoha Sokrat, kus oli falafeleid, hummust, mingisuguseid tabuule, erinevaid pastasid, pestot, baklažaani, grillitud, ühesõnaga päris palju variante oli. Võtta riisi või kartuleid, erinevad ainult kastmed olid ja tegelikult see on üldse vegan restoran ja see ei olnud Happy Cows ka märgitud. Hinnad olid seal keskmiselt kõrgemad. Samamoodi India toit. Me oleme nüüd 2 õhtut söönud India toitu. Meil me eile õhtu tagasi Nissis ja siis me leidsime ka hästi kihvti India toidukoha. Kanis sõime ka India toitu. Üsna kindla peale milek ja Taavi, kes oskab väga hästi teha alookobi, siis tema jaoks oli huvitav proovida, et kuidas siis kohalik alookobi maitseb. Pluss ta on ka väga hea China masala kokk. Et jah, pluss Aasia kiirtoit. Nissis oli tegelikult päris palju Aasia kiirtoitu. Seal olid sellised nagu teli. Siis sa saad seal võtta nii erinevaid salateid kui nuudleid, kui riisi, juurviinadega viima. Ja ükskord me sealt võtsimegi jah. Ja hinnad on, olenevalt, ma ei tea, üks portsjon, see on päris suur. Kesklinnast eemal on umbes 3-4 eurot ja lähemal on siis 6 eurot. Et ühesõnaga Liibüa, India ja Hiina, Jaapani toidukohad võivad ka väga okeid olla. Kuigi meie siis olime enamasti puuviljatoidud. Sõime hommikuti suure portsu banaane, mingi 700-800 kalorit, banaan 600 umbes kalorit banaanidest ja siis juurde kallasime üle või siis lihtsalt võtsime peale taimsed virsijogurtid, passioonijogurtid,
sõime maheviinamarju seal koha peal, väga mõnusad. Lõunaks võtsime hummust, avokaadot, tomatit, siis määrisime kokku, võtsime mahe šampinjonid ja määrisime nendega kokku. Ja täiesti lasaia sõime ka. Sellepärast, et nad ju teevad seal nii super hästi erinevaid saiasid ja me avastasime Taaviga Gambetta, mis on üks suur tänav seal, mis siis, et seal on mahepagar ka. See oli päris äge. See Gambetta muidugi on see, mille ääres on siis ka Biosembon pood, millest oli üks väike ülevaade. Aga see ökoliikumine üleüldiselt Lõuna-Prantsusmaal on nad tunnetab ka selle kaudu, et sorteeritakse prügi ja sa näed seda igal pool, väga tihedamini kui Tallinnas. Seda prügi sorteerimist me nägime ka Nissi lennujaamas, kus on lihtsalt, ongi täiesti tavaline prügikast ja siis on see pooleks tehtud ja siis ühel pool on veolagunev ja teisel pool on siis plastik. Aga tavaliselt sorteeritakse siis paberit ja klaasi kõige rohkem. Samuti, kui me olime Monacos, siis Monacos võtsime Ellile hästi armsa väikese printsessiga pluusi ja siis ütlesime, et palun, et ära pane seda plastikkotti. Ja siis ta ütles, et jaa, ta teab, et keskkond ja värk, et sellepärast on ikka parem ja siis ta tegi meil hästi armsa paki, pani kokku, kotti selliste kokku nagu kingitus. Teelil on kindlasti väga hea meel, kui ta selle kätte saab. Nissis on hästi levinud Velo Bleu, sinised jalgrattad. Teil neid on üle Prantsusmaa, aga sellist jalgrattaid renditakse väga palju. Aga me proovisime neid ja sa kunagi ei tea, millise velost konkreetselt saad, et see võib olla väga kökats, nagu meil oli. Ent väga populaarne on liikuda väikeste jalgratastega. Siis huvitav oli see, et me kohtasime sellist kohta nagu Picard, kus on terve pood on jäetud asju täis. Lihtsalt ongi, logo ongi jääliin ja lihtsalt sa lähed, sul läheb selline, nagu lennujaamates on niisugune liikumistee sulle tehtud, või nagu Ikeas, kes on käinud, siis on kindel tee, seal samamoodi. See mõlemale poole, kui vaatad, on erinevad rohelised, on erinevad puuviljad, muudviljad, kõik mis võib pähe elu sees võib tulla ka mingisugused valmistehtud snäkid, kõik on jäetud, see on huvitav. Aga kokkuvõtvalt meil lemmik oli Monaco, Antibes, Nice, vähem Saint-Tropez ja seal ümbritsevad kohad ja Cannes. Antibes oli hästi puhas ja rahulik ja see oli hästi ilus koht. Aga seal oli ka mitu alfabooti tegelikult olemas täiesti ja seal ka hästi sorteeriti prügi ja see oli hästi ilus väike linnake, hästi rahulik oli. Cannes oli jällegi suurem ja seal oli isikupulkus täiesti tuntav, ehk siis, et kui mingi staar oli käinud kuskil hotellis või restoranis, siis see oli pandud sinna ukse peale tema pilt. Aga avalik rand on hästi suur ja liivane ja ilus on ja saad käia ilusti duši all seal, sest et vesi päris sooleb. Saint-Tropez oli palju seda eliidi luksust tunda, hästi suursugused hinnad, suursugused poed, jahid, palju rahvast, palju privaatrandasid, see oli üllatav, et me lähme Saint-Tropez'e ja me ei leidnud lihtsalt randa, kuhu saaks minna, sest kõik on privaatrannad. Aga me leidsime pärastpoole, et Saint-Tropez ääres on päris palju nüüd ja see, kust me tegime oma video, see oli ka üks väike avalik rand. Nii et jah, mis ma veel mõtlen siit. Saint-Tropez oli hästi ilus see, et kunstnikud töötasid sadamas ja sa võisid näha modernsest impressionismini ja kõike, mis jääb vahepeale, see super lahe. Nissis on kivirannad. Seal on suur avalik land, vaheldumisi privaatrandadega ja Monaco, võtuseks Monaco on hästi ilus. See oli nagu väike kuning, mis ta tegelikult ongi. Inimesed hästi sõbralikud, hästi korras ja puhas oli, politseid oli palju näha, ta oli väga abivalmis. Jah, hästi muinasjutuline ja mitmeastmeline, see oli ka täiesti vau. Taavi ütles ka, et ta on tunne, et ta nägi und, et see Monaco oli siis nii ilus ja väga vege sõbralik siis. Ja siin me oleme siis praegu Frankfurdi lennujaamas, kus oli siuke koht nagu Natural
kust me saime ühe vegan sellise burgeri, aga ta on tehtud tumeda jahuga ja siis vahel on igasugused põnevad asjad. Narkotikaalis on olnud, korraks näidata. Väga burger. Olen sellist tagasi, võtame seda lennustust käes. Nii et jah, ja siin on hästi tore see ka, et õudselt palju on erinevaid kohti, kus osta vege asju. Alates puuviladest kuni siis selliste võileibade ja salatiteni. Ja oli ka ingveri porgandisupp, mis oli vegeteerian, aga ma arvan, et seal on liima. Et sellised mõtted, aga kindlasti peab meeles seda, kui sa lähed lendama, siis ja sa ei taha seda kiiritust seada, siis sa ei pea ütlema seda asja, et sa oled mees. Lihtsalt öelda, et sa ei soovi seda ja enamasti nad alati võtavad su kõrvale. Nii et me nüüd hakkame lendama Eestisse tagasi ja enam ei ole abientoo, vaid